Armu teile ja rahu Jumalalt me Isalt, Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse aluseks on meil kirjakoht Apostlite tegude raamatu 8. peatüki 26.–40. salmini. Issanda ingel rääkis aga Filippusele, tõuse ja mine lõuna poole seda teed, mis läheb Jeruusalemmast alla Gaza poole. See on tüher maa. Ja Filippus tõusis ning läks. Ja vaata, üks Etioopia eunuh, etiooplaste kuninganna Kandake, võimukandja, kes valitses kogu ta varanduse üle, oli tulnud Jeruusalemma Jumalat kummardama. Ning ta oli tagasi pöördumas ja istus oma tõllas ning luges prohvet Jesaja raamatut. Ja vaim ütles Filippusele, mine ja ligine sellele tõllale. Filippus jooksis tõlla juurde ja kuulis teda lugevat prohvet Jesaja raamatut ning küsis, kas sa ka aru saad, mida sa loed? Tema vastas, kuidas ma võin aru saada, kui keegi mind ei juhata? Ja ta palus Filippust astuda üles ja istuda enese kõrvale. Ja kirjakoht, mida ta luges, oli see, tema on kui lammas viidud tappa ja otse kui tall on hääleta oma niitja ees. Nõnda ei ava ka tema oma suud. Tema alandamisega on tema õigus ära võetud. Kes jõuab tema suguvõsast jutustada, sest ta elu võetakse ära maa pealt. Ja eunuh hakkas rääkima ning ütles Filippusele, ma palun sind, kelle kohta prohvet seda ütleb, kas enese või kellegi teise kohta. Aga Filippus avas oma suu ja sellest kirjakohast lähtudes kuulutas talle evangeeliumi Jeesusest. Aga kui nad teed mööda edasi läksid, jõudsid nad ühe vee äärde. Ja eunuh lausus, ennäe vesi, mis takistab, et mind ei võiks ristida. Aga Filippus ütles, kui sa usud kogu südamest, siis on see võimalik. Ta vastas ja ütles, ma usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Ja ta käskis tõlla peatada ja nad mõlemad, Filippus ja eunuh, astusid vette ja Filippus ristis tema. Aga kui nad veest välja tulid, haaras issanda vaim Filippuse ja eunuh ei näinud teda enam, kuid ta läks oma teed edasi rõõmuga. Aga Filippus leiti Astodist ja ta kuulutas mööda maad käies evangeeliumi kõigile linnadele, kuni ta jõudis Kaisareasse. Aamen. Mina alustasin oma aastat rännates, käisin Budapestis, natuke Viinis ka tagasi teel. Aga siis 2. jaanuari hommikul mööda Budapesti linna jalutades oli rahvast üsna palju, aga liikusid üsna aeglaselt. Vist et selleks, et mitte väga põrutada või ma ei tea, mis see oli. Ja siis Vabaduse sild, mis on selline uhke, ilus roheline metallsild, sealt käis ka inimesi üle ja siis jäi mulle silma üks selline noorte meeste seltskond. Et üks oli neist nagu vedur, kes vedas ülejäänud loibavat seltskonda kaasa, kes ettevaatlikult astusid. Ja mis siis silma torkas, et need vennad liikusid niimoodi mobiiltelefon käes, niimoodi kapuutsid peas, plõks ühele poole, plõks teisele poole, ilma vaatamata, kuhu nad pildistasid. Ja niimoodi tuimade nägudega jätkasid oma teekonda. Ilma, et nad oleks märganud, kuhu see kaamera silm näitas. Aga nad olid reisil. Eks see aastavahetuse rõõm väsitab vahest ära, jah. Aga nüüd see lugu siin, mida me siin lugesime, on üsna kummaline lugu ju tegelikult. Palju selliseid kummalisi asju. Esiteks, et ingel ütleb Filippusele, et tuleb minna Gaza teele, sinna tühermaale ja Filippus läheb ka.
Siis vaim käsib tal ligineda ühele tõllale, siis leiab sealt mustanahalise üliku, kes loeb imelikul moel Jesaja raamatut ja siis kohe soovib, et ta sinna tõlda tuleb. Ma ei saa aru, kuidas need turvamehed tema ligi lasid ausalt öelda selle mingisuguse veidra Filippuse, kes seal lihtsalt tüvermaal tollerdas. Aga näed, sinna ta sai ja pärast tõlda ka veel. Ja siis ta imekombel loeb just seda teksti, lõiku sealt Jesajast, mis räägib meile Kristusest. Ja siis on tal selline hea soodne võimalus rääkida, kes Kristus on. Ja siis juhtub veel natuke veidra asju, et tühermaal, seal kuival tühermaal on korraga mingi vesi, on ju, kus siis saab selle eunuhhi ära ristida ja siis upsti on Filippus kadunud ja leitakse teisest linnast. Aga see eunuhh teda ei näe enam, on ju. Aga tema on ikka rõõmus, tal on nagu kõik hästi. Et ausalt, kui seda lugeda, nagu palju selliseid, ma ei tea, küsimusi tekib või üsna veidra nagu. Aga nii see lugu on. Nii, ja nüüd peame meie sellega midagi peale hakkama. Ausalt öelda, kui mina selle läbi lugesin, mõtlesin, mis ma selle looga nüüd siis tegema pean. Ma saan aru, ristimise püha, räägitakse meile ka üks lugu ristimisest. Aga kui nüüd hakata sügavamalt mõtlema, siis minu meelest on see üks sügav lugu otsimisest, otsivatest inimestest. Kuidas ühest otsivast inimesest on saanud Filippusest, on saanud vaimu järgi liikuja, kes jagab rõõmusõnumit. Ja ühest teisest otsivast inimesest kes on tulnud midagi otsima sinna Jeruusalemma, tõenäoliselt võis ta olla juudi usu vastu võtnud etiooplane, seda võis olla, et ta ei olnud siis mitte päris juudi soost, aga neid, kes juudi usu vastu võtsid, käis siis seal tõenäoliselt Jeruusalemmas neid asju oma usku kinnitamas või arutlemas teemad üle, aga siis oli ta nüüd sellise nõutu koha peal, et ta saab aru, et seal on midagi erilist, aga ei oska seda seletada. Ja siis on seal see Filippus, ehk siis ka tema, see mustanahaline ülik, kes valitseb Etioopia kuninga varade üle, on seal korraga otsimas keset kõrbe, keset tühja maad ja sellele tühjal alal leiduvad talle vastused, leidub ka vesi, kus teda ristitakse. Eks minagi läksin reisile ilmselt midagi otsima. Aasta algus tahaks ju ka midagi otsida, sisse juhatada seda aastat otsivana. Ja ma arvan, et eks me kõik liigume oma elus otsivat rada, kes mida otsib, vastuseid, uusi kogemusi, avastusi, midagi, mis looks meile seoseid, et me selles maailmas, kus me elame, paremini kanda kinnitaksime. Mina oma töös inimeste muredega kohtudes aitan ka neil otsida seoseid, miks nad täna nii mõtlevad, reageerivad. Käisin siin just Vanemuise teatri uue lavastuse kontrollietendusel, mis eile oli esietendus, aga ütlemata on selline etendus. Et seal ka on palju selliseid traumaatilisi lugusid, mis kajavad nende inimeste tänasesse päeva ja nad püüavad siis aru saada, kust need reaktsioonid tulevad ja kas neid ka kuidagi muuta saab ja kuidagi selle lavastuse jooksul käib jätkuv sõnum, et tuleb rääkida, arutada, välja ütelda, ütlemata lood välja ütelda.
neile ka, keda see puudutab. Aga selle kõige juures on oluline, et oleks ka kuuljaid, oleks ka vastuvõtjaid, oleks mõistjaid. Inimeste maailmas vahest meil on neid ja vahest ei ole. Ja ausalt öelda, üksinda on päris keeruline seoseid luua, mõistmise seoseid, mis aitavad meid edasi liikuda. Me vajame ikkagi seda teist poolt, kes meie otsivad küsimused vastu võtab ja meiega koos nende üle on näiteks valmis arutlema. Ehk siis, kui me otsime me seoseid. Otsime seoseid, et mõista ennast, mõista seda maailma. Aga selleks on vaja, et me oleksime ise kohal, seal, kus me oleme. Mitte päris ei piisa ilmselt sellest, et me mobiiliga plõksime erinevates suundades ja laseme ennast lihtsalt üle sildade vedada kellelgi, kes on rohkem ärkvel. Ka see võib-olla aitab meid üle silla saada, aga mis edasi? Kas meile seosed tekivad? Kas me hakkame paremini mõistma, kus me oleme, kes me oleme ja mida me vajame? Kardan, et jääb kõhnaks. Aga seoste otsimise juures võime me ikkagi jõuda ummikusse, kui me leiame need seosed. Aga mis on lahendused? Kui meie loogika, meie arutlused viivad meid jälle taas ummikusse, sinna, kust me juba oma mõttekäiku võib-olla alustasime sellest ummikust. Saame aru küll, aga mida ma siis peale hakkan? Ma arvan, et siin selles kirjakohas on meil midagi põnevat. Ehk seoseid võiks mõelda kahte sorti. Ühed on need raatioseosed, mõtlemise loogika seosed, kus sünnivad loogilised asjad. Jah, me saame aru. Aga siin selles kirjakohas kõik see veider, mis juhtub, on hoopis teistlaadi seostega. Need on vaimuseosed. Vaim käsib minna Filippusel kõrbe. Vaim käsib astuda tõlla juurde ja seal samas sünnivad erilised asjad. Ma arvan, et kui teie siia olete täna tulnud, võib-olla on teil ka ratsionaalne kaalutlus, miks täna siia kirikusse astuda. Ma ei tea, Kalev tegi meile kohvilaua ja mingeid praktilisi ülesandeid kellelgi siin täita. Minul on jutlus pidada ja Kaisa mängib siin orelit, palju õnne selle sünnipäevaks. Ja muu säärane. Aga kas ei ole mitte nii, et me oleme siia tulnud ka veel lihtsalt sellepärast, et vaim meid sunnib. Mingid seosed toovad meid täna siia kirikusse. Ehk siis võite ütelda endale aitäh, rõõmustada eneste üle, et te olete lasknud ka vaimuseoste ennast kaasa vedada. Ja see ongi see, mis aitab meid üle nende ratsionaalsete piiride, kus meie loogikatest enam ei piisa. Isegi oluliste juttude rääkimine oluliste inimestega ei pruugi piisata, kui need jäävad loogilistesse raamidesse. Meil on vaja sealt ka edasi astuda. Et mõista palju kaugemale, palju enamat, mõista mineviku lugusid, mõista iseennast ja neid seoseid, mõista ennast selles lõputus igavises Jumala maailmas. Mõista seda, miks me oleme ristitud Kristuse nimesse. Mõista seda just nimelt vaimu seoste läbi. Milline on minu koht Jumala maailmas, selles tohutus lõputus võrgustikus, kus seosed end ei lase
kaotada. Seosed ei lase meid endid kaotsi minna. Ja me oleme kohal selles Jumala maailmas väärtuslik